Tere tulemast Ärkvel teadvel looja YouTube'i kanalile. Mina olen Kadri ja ma olen siin selleks, et jagada teile enda mõtteid ja kogemusi ja teadlikkust ja teadvusruume. Et ikka selleks, et me koos kollektiivselt saaksime liikuda järgmisele tasandile, kui nii saab öelda. Jah. Teate, ma tulin täna teie juurde rääkima ühte minu enda jaoks hästi maagilist ja inspireerivat lugu. Võib-olla te jõudsite selle kohta ka juba lugeda minu Facebooki lehel. Jah, mul on Facebookis selline leht nagu Elohima, kui keegi tunneb huvi või soovi jälgida, mis ma sinna ka aeg-ajalt postitan, siis olete teretulnud sinna vaatama. Sealt sa leiad minu vanemaid videosid terve hunniku, et mitu aastat tagasi ma olin üsna aktiivne postitaja. Ja siis tuli väike lapsepuhkuse paus ja nüüd ma olen tagasi teie ees juba teisel kanalil. Anyway, mis ma siis tahtsin rääkida? Teate, ma juba mõnda aega tagasi postitasin sellel teemal, et plejaadid, täpsemini öelda siis tegelikult Aigetalased, plejaadide tähesüsteemis on siis üks planeet Aigeta ja nemad käisid mind 3 aastat tagasi aktiveerimas. See toimus siis sellise uneteaduse vahelises faasis, kus ma olin nagu unelemas voodis. Ja selle aktiveerimise käigus nad puudutasid mind, ma muutusin üleni selliseks elektrisiniseks korraks ja surisesin üle kere. See surin jäi minusse mõneks ajaks, nii et ma tõusin üles, mu keha veel kõik surises. Ja ma olen kogenud erinevaid astraalseid kontakte ennem ka. Paraku enamus on olnud eelnevalt või siis peale seda ka tegelikult mõned üksikud unenäokollid, kes need ei ole olnud just kõige paremad kogemused, aga nendest me ei räägi, nendel on meil energiat ja anna, las need olla. Anyway, need plejaadid, kes käisid. Ma teadsin, et see oli 3 aastat tagasi ja kuskil märtsi teises pooles. Ja siis tuli mulle kolmapäeval Facebooki ette teade, et mälestus 3 aasta taguse pildiga. Ja seal oli minu enda loodud pilt ühest tseremoniaalsest lambanahast, mille ma maalisin. Ja ma panen selle, ma arvan, siia korraks, et te saate näha, millest ma räägin. Siin on see pilt. Ja. Nii. Ja selle tseremoniaalse lambanaha maalimise käigus, mulle meeldis tollel ajal lihtsalt maalida niimoodi, et mul sõbranna ütles selle kohta free flow maalimine, ehk et ma lihtsalt võtsin mingi asja, antud juhul siis oli lambanahaga tegemist, ja hakkasin lihtsalt maalima sinna seda, mis tuli, mis mu seest välja tuli. Selline loo ja looming, ehk vabas voos ilma hinnanguid andmata lihtsalt lubasin loomingul endast läbi voolata. Ja ma hästi tundsin selle lambanaha suhtes sellist nagu, ma olin metsikult rahul selle tööga, mulle see väga meeldis, väga kõnetas, see oli mulle värvides ja nii oligi. Ja siis me läksime oma kaaslasega 9 ööks hotelli ja me elasime tollel hetkel Saaremaal ja tuli selline tunne, et läheks hotelli. Ja siis me olime juba hotellis ja siis mu mees ütleb, et kuule, et ma pean selle lambanaha siia tooma. Et see on nagu, me peame selle siia tooma. Ja siis läks koju tagasi ja tõi selle lambanaha sinna hotellituppa. Riputas selle sinna üles ja oligi kõik, see lambanahk oli meiega ühes ruumis. Ja siis me läksime magama ja siis toimus öösel või vastu hommikut tegelikult siis see plejaadide külastus ja sama päeva õhtuks ma hakkasin siis otsima Kaia TV-st ühte seriaali Mattias Stefanoviga, kui on ta õige nimi, ma mäletab seda midagi sellist, number 33 kohta, sellepärast et ta rääkis number 33-st ja ma nägin seda igal pool kogu aeg. Igal juhul. Ja siis ma tahtsin oma abikaasale seda videot uuesti näidata, et ma tean, et ta rääkis sellest. Ja nii kui ma Kaia TV lahti tegin, siis ma nägin seal esimese pildina Galactic Messenger või midagi sellist, oli selle sarja nimi ja seal olid need samad
plejaadid, kes olid käinud hommikul mind aktiveerimas, nendest täpselt samad kostüümid ja ma tegelikult lihtsalt täna tagantjärgi arvan, et kuna nad on võimelised kuju muutma, siis väga suure tõenäosusega nad tegelikult nii-öelda meelega andsid endast siis sellise välimuse minu teadvusele, et ma saaksin linkida ära selle, et kes nad olid ja mis info neil mul on. Et pärast seda ma avasin selle Kaia TV ja selle seriaali, ma olin muidugi täiesti hämmingus, et need samad tegelased käisid mul hommikul aktivatsiooni tegemas või mind puudutamas. Ja kui ma selle Kaia TV lahti tegin ja hakkasin siis sealt avasin selle seriaali, hakkasin vaatama, mis seal kirjas on, siis kõik oli minu jaoks metsikult avardav ja ma sain nagu teada Galaktilise Föderatsiooni kohta, ma sain teada selle kohta, et Mothershipid on meie orbiidil, valvavad siin meid, juhendavad meid, suhestuvad erinevate täheseemnetega ja nii edasi, metsikult palju igast erinevat minu jaoks väga olulist infot, sest et mis põhiline, ma tundsin seal hästi palju ära ja see aktiveeris minu nagu hingemälu või meelde tuletamist siis, et mis on minevikus minu reaalsuses olnud või teistes eksistentsides. Igal juhul. Ja siis ma müüsin selle lambanaha ühel hetkel maha, mina ei saanud selle lambanaha nagu sellisest funktsioonist üldse aru, et tal võiks olla nagu mingi suurem tähendus. Aga minu mees hakkas mulle kogu aeg seda, nagu juba siis, kui ta tõi selle hotellituppa, ta ütles, et see on portaal. Mul mida iganes. Ja ta on mulle korduvalt öelnud seda, et see lambanahk oli portaal. Ütlesin, mul oli lihtsalt raske uskuda. Mul lihtsalt nagu, et mis mõttes nagu, kuidas saab üks lambanahk olla mingi portaal. No nii. Ja siis nüüd 25. aprillil, üks päev ennem, kui ma alustasin seda uus maa, uus mina, kes ma olen teekonda, maandus mulle teadmine, et esimene teema, millest ma räägin, on kristallkeha, valguse keha ja valguse keelega siis valguse või kristallkeha aktiveerimine ja juhuslikult olin ma siis sättinud selle kuupäeva 26. märtsi peale. Täpselt sama kuupäev 3 aastat tagasi, kui käisid plejaadid minu juures, mind aktiveerimas. Mis ma täna tean, mis nad tegid, olid, nad aktiveerisid mu kristallkeha, et minu valguskeha saaks ankurdada rohkem minu füüsilisse eksistentsi ja ma hakkaksin mäletama enda andeid, enda võimekust, kes ma olen, mis ma siin ajan ja nii edasi. Sest et pärast seda, kui need plejaadid käisid, hakkas mul toimuma metsik resonantside jada. Inimesed, informatsioon, kogemused, kõik toimus lihtsalt justkui nagu kõrgemalt juhitud. Ja ka koduplaneedi ühendus tuli põhimõtteliselt 2 nädalat pärast seda, kui mul oli plejaadide külastus olnud. Ja mis on kõige suurem anomaali kogu selle loo juures on see, et minul läks see teema täiesti meelest ära, tähendab, ma saan täna aru, et mu mälu kustutati, mitte plejaadide poolt, vaid nende teiste tegelaste poolt, kes siin ka püüavad kontrolli omad on. Et unetasandil nad saavad mulle kogu aeg igasuguseid asju ju sisestada ja kuna ma oma energiakeha teadlikult ei puhestunud, siis üsna kiiresti tegelikult nende poolt sisestatud vedelikud või mis iganes seadmed kustutavad selliseid ägedaid sündmusi meie mäletamisest. See mäletamine tuli mul tagasi alles nüüd, kui ma tulin uuesti Saaremaale 3 aastat hiljem ja selle kuu alguses alles. Igal juhul ma lähen nüüd tagasi. Ja siis ma hakkasin, nüüd kui ma nägin 26. märtsi hommikul 3 aastat hiljem seda postitud Facebookis sellest lambanahast, ma hakkasin seda lambanahka uuesti tähelepanelikult vaatama. Ja mis on sümboolika, mis on selle lambanahal? Üleval ääres on seal valguse keele kiri. Seal on kristallid, mis on minu hingekristalli värvi. Ja seal on keskel merkabad ehk valguskeha sümboliseeriv kujutis. Ja siis mulle maandus, et mu mehel võis olla õigus, et ma reaalselt joonistasin portaali selleks, et need plejaadid saaksid tulla ja aktiveerida minu kristallkeha, et mu valguskeha saaks ankurdada. Ma ei tea, võtke või jätke, minu jaoks on see maagiline. Minu jaoks on see resonantside jada ja mis
kõige ägedam on see, et 3 aastat hiljem ma siis alustasin teekonnaga täpselt samal kuupäeval, et aidata või põhimõtteliselt aidata teiste inimeste kristallkehadel aktiveeruda, et nemad saaksid ühendust enda teega, enda loomisega, taipaksid, kes nad on, miks nad siia on tulnud ja nii edasi ja nii edasi. Ja et nende anded avaneksid. See teekond kestab 8 nädalat. Kui see sind kõnetab, siis jumala eest tule veel paati, sest et tõesti eelmine teekond, mis oli energiakeskuste aktiveerimise ja puhestumisteekond, tõi nii ägedaid transformatsioone. Ma kindlasti jagan neid aeg-ajalt kuhugi siia sotsiaalmeediasse ka teile, et seda teekond on ka võimalik tagantjärgi soetada ja vaadata endale sobival ajal. Samamoodi ka see teekond, mille ma nüüd avasin, on selline, et ma salvestan kõik loengud, ehk et kui sul ei ole võimalik olla kolmapäeva õhtul kella 7 platsis, siis lihtsalt kuule seda endale sobival ajal ja kas või mitu korda, kui tahad. Esimene seanss oli meil juba ära sellel kolmapäeval, aga ma hoian uksi lahti veel ja kuni järgmise kolmapäevani. Nii et tule sellele teele kaasa. Juba praegu peale esimest seanssi on olnud ka nendel inimestel, kes sellel teekonnal on kaasas nii ägedad transformatsioonid ja kogemused. Nii et tere tulemast. Kui see sind kõnetab, siis tere tulemast. Ja muul juhul, ma panen lingi siia alla ja muul juhul sa võid ringi kolada ka minu uuel kanalil, või mitte kanalil, uuel kodulehel. Jah, sest et see on ka uus uudis, et tegelikult mu kodulehekülg on nüüd võtnud mingi vormi. See kindlasti täiustub, sest minu looming praegu on mõnusas voos ja sa saad sealt endale vaadata erinevaid aktivatsioone ja loenguid, mida ma olen viimasel ajal loonud. Jah. Võt nii, ühesõnaga, selline lugu, selline kogemus elust enesest võta või jäta. Minu reaalsuses oli see täiega päris ja ma olen põnevil, kuhu see elu edasi saab viia, millised need kokkupuutud veel saavad olla ja kuhu me siit kollektiivis liigume, kuhu me avardume, milliseks me muutume. Ja milliseks muutub maailm siis, kui me kõik võtame vastu iseenda autentse olemuse. Yeah. Igal juhul ma tänan tähelepanu eest, aitäh, et sa vaatasid. Kui sa sind kuidagi puudutas, inspireeris, siis pane like ja subscribe, kui sa veel ei ole teinud seda. Ja kui sa arvad, et see võiks olla põnev ka kellelegi teisel kuulamiseks, siis jaga. Sharing is caring. Võt nii. Nüüd sai kõik öeldud. Jah, tšau.